Tere päevast kõigile ja aitäh liitumast tänase webinariga, mille teemaks on uus pilvepõhine failihaldus Autodeski populaarsetes programmides AutoCAD, Civil 3D ja Revit. Ja selle failihalduse nimi on Forma Data Management Essentials. Enne kui alustame, tutvustan ennast. Mina olen Karol ja olen antud ettevõttes ehk siis AruCAD süsteemides Autodeski AEC, CAD ja BIM lahenduste konsultant. Ja meie ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on projekteerimistarkvara edasimüük ja koolitamine. Peamiselt siis ehituse ja arhitektuuri, aga ka tööstuse ja tootmise ning visualiseerimise valdkonnas. Ei saa mainimata jätta ka punktipilvede lahendusi. Meie ettevõte tegutseb juba üle 17 aasta. Eesti majandusruumis täitsa soliidne iga. Autodeski lahendusi müüme juba algusest peale. Ja nagu mainisin, muidugi müügist ju ainult ei piisa. Inimesed vajavad ka oskusi ja alates 2011 aastast oleme ka atesteeritud koolituskeskus, atesteeritud siis Autodeski enda poolt. Ning alates 2013 aastast oleme ametlikult kuldpartnerid Eestis. Ja pakume täna innovatiivseid 3D CAD ja BIM lahendusi. Leiame kindlasti parima lahenduse ja pakume siis konsultatsioone ja professionaalset tehnilist tuge, et saaksite võimalikult maksimaalselt kasutada ära meie tooteid. Koolituskeskus on meil tasemel. Tegijad on nii koolitajad kui siis ka inimesed, keda siia ootame või kui nad ei ole veel tegijad, siis peale meie koolituste läbimist kindlasti on. Et 0-100 meiega on see mõtteline slogan. Koolitused on nii arhitektidele, inseneridele, konstruktoritele, muudele spetsialistidele, sealhulgas ka eriosade projekteerijatele, samuti ka tööstus- ja tootmisvaldkonna professionaalidele. Aga minnes tänase teema juurde. Olen päris kindel, et teile meeldib see osa oma tööst, kus te saate luua ja olla oma sõiduvees nii-öelda. Kes tõmbab kriipsu, kes loob mudeli, kes teeb arvutusi. Aga minu poolt küsimus, et kui meeldiv osa see ülejäänud osa tööst on, kus on vaja kõiki projekte ka hallata. Sest andmete hulk BIM-revolutsiooni käigus on laskunud hiidlainena üle projektide. Pole salata, üks eesmärkidest ju tulevikus ongi see, et meil on alati igale küsimusele või päringule kuskil kiiresti leitav vastus, mille õigsuses üldse ei peaks kahtlema, sest et kiirus. Noh, näiteks, miks see sein on ees, kui palju torust tuleb, kes kaevas kellele augu, kus on plussid, kus on miinused, miks tehti külma, kui pidi andma kuuma,
kas juhe tuleb õigest kapist välja ja kui meeldiv osa tööst on tänasel päeval kogu infohalduse ühepajatoit sellisel kujul. kuidagiviisi on vaja neid hallata, vahetada, organiseerida ning tegelikult ju teatud kujul see toimibki. Kohati aga võib seda ilmestada kui vilgast, aga võib-olla mitte nii väga viljakat tegevust. Levinud olukord on see, et ikkagi failid liiguvad e-postide või siis SharePointis linkide saatmise tagajärjel või on nad siis kuskil Drive'is ja noh, see Drive'i variant on nagu tegelikult üsna hea, aga tal on teatud piirangud, eriti võrreldes sellega, mida ta Data Management Essentials pakub. aga tõesti see, mis ma mainisin, et nad info õigsuses ei taha kahelda, sest et see ju pidurdab, see kontroll ja projektid on erinevates kohtades, versioonid, jah, kes nende õigsust siis oskab või tahab kinnitada. Absoluutselt kindlust ei ole, milline see viimane fail on, et tõenäoliselt vaese projekteerija või arhitekti uni on väga tihti rikutud, sellepärast et no ei ole kindel, et kõik on õigesti. et jah, neid probleeme on. Ja need ei vaju veel minevikku, tõenäoliselt ka mitte antud lahendusega, aga see lahendus, millest ma täna räägin, see kindlasti aitaks kõvasti kaasa. on vaja lihtsalt järgijaid, on vaja julgeid, kes astuvad need sammud, kes tahavad minna eemale nendest põhjustest, mis on üsna universaalsed. et info ju uueneb pidevalt erinevates seadmetes ja asukohtades, erinevate inimeste poolt need muudatused tekivad, neid ei saa jälgida reaalajas. tekib dubleerimine, tekib kolmekordistamine, tekib neljakordistamine ja lõpuks tekib küsimus, kes vastutab või parafraseerides, kes on süüdi. ja see ei tähenda, et inimesed ilmtingimata midagi valesti teeks. see lihtsalt tähendab, et igal osapoolel võib olla oma tõde, mida järgitakse või mis on loodud. nii lihtne see ongi. ja mida, mida Autodesk on siis varem pakkunud? sest et mingid lahendused on ju kogu aeg olemas olnud, aga Autodeski lahendus oli ja noh, mingis mõttes on praegu ka Construction Cloud. ja selle keskmes on Docs platvorm olnud ajalooliselt. väga võimas süsteem. seal on tohutult funktsioone, dokumentihaldus, kontrollitud protsessid, sadu ja sadu tööriistu megaprojektide jaoks. samas 2 aastat tagasi näiteks, kui ettevõte tahtis ühte töökohta sellel saada, aga kui näiteks projekti kallal töötab rohkem kui üks inimene, et siis iga töökoht 1000 eurot. noh, tegelikult väga õiglane hind, sest et päriselt selle tarkvaraga või selle lahendusega saab hallata objekte, mille eelarve võib ulatuda miljarditesse. see ei ole õhust võetud fakt, vaid need on
reaalsed andmed, mis pärinevad Autodeski enda klientide edulugudest. Minu arust isegi Beam Summitil keegi on siin 2 aastat või 3 aastat tagasi äkki rääkis, kuidas mingit tuumajaama ehitati Suurbritannias. see oli mitu-mitu miljardit oli see eelarve ja seal kasutati seda. ja jah, ja siis see 1 000 eurot ei olegi suur raha, kuna vead on need, mis objektidel kogu aeg eksisteerivad. Neid saab vältida, aga antud juhul ikkagi nende ulatus võib olla kuni kolmandik mõnest näiteks, kui projekt on halvasti juhitud. ja nagu ma ütlesin, see alati ei ole mõnes konkreetses inimeses kinni, vaid inimesi on lihtsalt palju ja see tähendab ka, et palju on tõdesid. ja kas see lahendus siis, kas seda sai lugeda õnnestumiseks? ma arvan, et kogu planeedi kontekstis sai lugeda. noh, ja võib siiamaani lugeda. aga meie kallil Maarjamaal on omad nõudmised ja omad soovid. noh, mitte ainult meil, vaid et lihtsalt tõesti on ju väga terve rida riike, mis ei ole, kus ei ole kunagi selliseid suuri megaprojekte aga ikkagi tahaks andmeid kenasti hallata. ja meil on vaja midagi paindlikumat ja väiksemat, kiiremat, lihtsamat, soodsamat. noh, kõlab nagu muinasjutt, aga kogu aeg, kui me kohtusime Autodeski esindajatega aastaid tagasi, ma rõhutasin, et noh, et meil oleks vaja midagi, mida saaks nimetada light versiooniks. et kas hakkate tegema? noh, naeratati ja lubadusi ei antud. patsutati õlale virtuaalselt, aga nagu midagi ei kirjeldatud tulevikuvisioonis, et nii saab olema, sest et väga hea lahendus juba ju eksisteeris. jah, ja see lahendus täna kannab nime Forma platvorm. kogu siis Autodeski Construction Cloud varasemalt. nüüd on ta nimi Forma. ja kõiki teisi mooduleid, mis selle küljes või sees on, mida saab juurde osta vastavalt projekti iseloomule. ka neid on nimetatud ümber. Neid teisi mooduleid on võimalik näiteks konkreetselt ehitusplatsi jaoks võtta kõige halduseks või siis näiteks eelarvestajatele või siis üldse ehitusobjekti ja piirkonna analüüside jaoks, mis siis varemalt oligi, tegelikult kandiski nime Forma. väga uhke Autodeski esimene siis samm tehisintellekti eduka kasutamise suunas. kõige enne oli selle nimi siis Spacemaker, siis Forma, nüüd on Forma Site Design. väga äge tarkvara, kindlasti peagi räägin mõnel uuel webinaril lähemalt uuesti, mis sinna on juurde tulnud, kuidas seda võiks Eestis kasutada, sest juba on arendusi, kus edukalt on jõutud väga ägedate tulemusteni seda kasutades. ja meie kõigi õnneks jah, ütleme sellesama platvormi sees on see data management, mis varemalt oli suupäraselt Docs, kuid nüüd on siis ma julgeks öelda lausa aristokraatlik Forma data management ja see, millest me täna räägime, siis Forma data management essentials ehk light. ja see on meil täna olemas ja kui ma ütlen, et see on täna olemas, siis see tähendab,
et ta on valmis kasutamiseks ja, ja ta on valmis kasutamiseks just AutoCAD Toolsetsi, Civil 3D ja Reviti litsentsi omanikele. see on nende nimetatud litsentsidega kaasas. ehk et kui te küsite, et mis see maksab, siis minu vastus on, et see ei maksa midagi, et see on teil juba olemas. Võite kohe hakata kasutama, kohe vabaneda andmetest sassiputrast ja kogu sellest peavalust, mis sellega võib kaasa tulla. mitte midagi juurde maksta pole vaja minna ettevõtte omaniku juurde või IT-mänedžeri juurde. Teil on vaja lihtsalt sisse logida õiges kohas ja haarata kinni uuest võimalusest, millega saab hoida korda majas. Pilvepõhine keskkond, mis siis peamiselt, ma tõin siin kolm juhtmõtet välja, et seal on failide haldus ja jagamine, versiooni haldus ja väga oluline moment, mis varemalt oli tõenäoliselt ka suureks takistuseks, et noh, a la kui teil on mingi PIM-projekt ja te peate kasutama mingit platvormi ja te peate looma näiteks sidemed mingi uue partneriga ja tal ei ole seda võimalust seda platvormi kasutada, no mis siis teha, noh jah, sama lugu oli sellesama Autodeski Construction Cloudiga. et kui ühel on ja teisel ei ole, siis noh, ma ei tea, ühel on rate.ee ja teisel on Facebook.com ja siis noh, ei saa, ei ole ühist puutepunkti, et kus seda kokku saada, aga nüüd on, kui on olemas inimesel AutoCAD või Civil 3D või Revit, siis te juba teate, et te saate omavahel jagada. ja kuidas see siis käib või kuidas see välja näeb? see on üsna automaatne algus ja sellega harjub väga ruttu ära. et muuhulgas ka mina loon uue projekti, panen talle nime ja vajutan stardinuppu, sisuliselt kohe tekib oma, noh, see on ka muidugi vabatahtlik, et ei pea alati valima, aga tekib loogiline kaustapuu, mis on suureks abiks just ütleme ehitusprojektide suunaga andmevoogudel. failid saate kiiresti üles laadida, seal nad siis säilivad, seal on nad näha ja neid saab ka siis teatud funktsioonide abil siin Data Management Essentialsis nii-öelda töödelda, kuigi see töötlemine ei ole päris hea sõna siinkohal. nii, aga versioonihaldus, mis on praegu tavaline olukord? iga kord, kui mingi fail uueneb, noh uueneb selle läbi, et keegi teda muudab, eks ole. fail uuendatakse, tekib uus versioon. kas see jõuab õigel ajal õigete osapoolteni, see on juba teine ooper. muudatuste tegija vastutab märgistamise ja teavitamise eest, eks ole. kui hästi see õnnestub ja kas kõik osapooled on õigesti aru saanud, eks näis. ja see arusaamise pool on ka oluline, sellepärast et neid muudatusi võib olla 1 kuni mitu ja nende kontrollimine võtab aega ja nõuab rahulikku meelt ka tõenäoliselt. no igatahes paljudel juhtudel ikkagi läheb õnneks ja loetakse välja, aga noh, millise ajakulu hinnaga.
Data Management Essentialsiga ei ole vaja seda protseduuri sellisel kujul enam läbida. Pole vaja faile ümber nimetada või teha koopiat või mõelda, et kas eelmine variant on alles või peaks seda kuidagi märgistama. kõik toimub ja toimib automaatselt. kui mingi uuem versioon üles laetakse, saab ta vastavalt siis ka kohe märgistuse külge, et versioon 1, versioon 2, versioon 99 ja nii edasi ja nii edasi. alati on näha kogu ajalugu, ajatempel, nagu te märkate siin toodud slaidilt ja ka kes on muutnud, seda on võimalik näha ning noh, muid märke veel, millest ja funktsioone, mis siin tänases veebinaris hiljem tulevad ette. Nii, visuaalne tuvastamine erinevate versioonide puhul. hästi mõnus funktsioon, lihtsalt on võimalik vedada seda halli nii-öelda kardinat ühele või teisele poole, kui olete pannud 2 faili kõrvuti ja kohe on näha, mis on juurde pandud, mis on ära võetud, mis on nihutatud paremale või vasakule või üles või alla. ja soovi korral koostab Data Management Essentials ka teie poolt juba määratud, siis kokku lepitud värvikoodidega kogu väljavõtte nendest muudatustest, mida on siis Exceli austajatel võimalik ka eksportida, sest Exceli austajad ju alati jäävad. et on võimalik siis seda nimekirjana saata, kui keegi ikkagi eelistab sellisel kujul andmeid töödelda. aga jah, et näiteks versiooni võrdlus, ma kujutan ette nendele osapooltele, kes projektis ei ole, ütleme just need tootvad pooled, ehk siis nad ei tee ise jooniseid, aga lihtsalt vaatavad neid. Nende jaoks see on väga ülevaatlik ja selge, et noh, nii-öelda piltlik keel, millised toimunud muudatused siis ikkagi on, eks ole. ja järgmisena, see funktsioon võib tunduda noh, küsimusi tekitavat, no mis failivaator, aga just ma mõtlen küll, et need inimesed, kes osalevad projektis ja ei käi ringi näiteks oma võimsa seadmega või üldse ei omagi näiteks mingit väga, väga tugevat arvutit, ei ole neil seal spetsiaalset tarkvara, millel on vaja ju litsentsitasu maksta ja nii edasi. Nad lihtsalt logivad sinna cloud'i sisse ja kõik failid, mis seal cloud'is on, Data Management Essentials toetab rohkem kui 60 formaati. Need on seal olemas, neid saab vaadata, keerutada, sisse-välja suumida, kõik 3D põhine mudeli siis läbikäimine, see toimib nagu lepase reega, nagu öeldakse, eks ole, et need failid on pilves, et vaadata, avada, kontrollida, mingeid PDF-e enam konverteerima kunagi ei pea, jagate osapooltele konkreetseid faile või mingeid hästi täpseid kohti nendes failides, et midagi eksportima või alla laadima või saatma, et see kõik saab oma rahuliku ja piduliku lõpu selle funktsiooniga. nüüd, kui te olete selle failini jõudnud, noh, ühel või teisel põhjusel, et teile on saadetud mingi link või märge, et noh, et tule ja vaata.
siis sellega ei pea piirduma, et lähete ja vaatate, vaid et lähete sinna konkreetsesse kohta või midagi vaatate läbi, kontrollite ja märkate, et siin on, siin on midagi puudu või üle. Saate kohe hästi täpselt sinna lisada oma kommentaari vastava sisuga ja nagu ma ütlesin, jah, siduda siis selle hästi-hästi konkreetse elemendiga. Kõik arutelud, mis selle olukorra ümber siis käivad, need jäävad ühte kohta. Need ei rända ringi kellegi seadmes või kellegi postkastis. kõik tagasiside on täpselt sealsamas. see on nagu failide ühismeedia, sest et ühismeedia toimib ju ammu sellel põhimõttel, et näiteks midagi postitatakse üles ja kogu kommentaarium, kõik asjad jäävad sinna ühte kohta. Nad ei lähe kuhugi emailidesse, kuskile ei hakata alla laadima või midagi ümber treima. ja, ja kaob ka igasugune vajadus näiteks emailide teel midagi külge pookida, mingeid faile või dokumente ja siis näiteks jõuda sellega nii-öelda piirajasse, sest failid on liiga suured. et Forma platvorm võimaldab ilusti lihtsalt minna keskkonda sisse, jätta kommentaarid ja siis lahkuda, küll mitte anonüümselt, sest et ega see mingi Delfi ei ole või Facebook, et kõik on ikkagi näha, et kes tuli, kes läks, kes ütles, millal ütles, kui palju ütles ja nii edasi. funktsiooni issue tracking või siis üldse tegelikult issued. ma otsisin sobivat tõlget ja leidsin mitmeid versioone, millest ma valisin välja näiteks sellised: juhtum, probleem, märkus, vaatlusküsimus. ja viimane hakkas mulle eriti hästi meeldima, kuna ta on küllalt hästi mõnusalt neutraalne ja samas seletab ka lahti kohe seda sisu, et millega siis tegu on. noh, et midagi vaadeldakse, mingi küsimus on õhus ja data management'i sees on see funktsioon selline nagu multitalent. saab rääkida tegevusi, sinna tegevuse külge saab siduda mingid isikud, tähtajad ja te saate jälgida, kas midagi üldse toimub või ei toimi. see on natuke nagu spioon, kellel te panete tööle teatud siis objekti detaili külge. ning spioon töötab peatult. nii, infovoo optimaalne kogus on juba küsimus või ütleme siis ka selline arutelukoht ja jääb ta selleks ka tulevikus. sest nagu öeldud, infot on palju ja kes meist ei oleks olnud olukorras, kus ta on mingis kirjalõimes, kuhu on kaasatud X hulk inimesi, võib-olla isegi mingid failid, mida võib-olla peab avama, võib-olla ei pea avama, võib-olla saab avada, ei saa, äkki nad on krüpteeritud isegi. Emaile tuleb ja neid lõimesid on võib-olla isegi mitu teil postkastis ja kuskil unsubscribe'i nuppu ei ole. et selline viljatu info jälgimine ei ole vajalik Data Management Essentialsiga. Te saate jagada rollid vastavalt ligipääsu vajadusele, neid rolle on võimalik ise juurde ka luua. võib-olla mõnes projektis ongi mitukümmend erinevat ligipääsutaset, erinevaid osakondi, kus on inimestel oma spetsiifilised funktsioonid. keegi ei satu
sellisesse infovoogu, kuhu ei pea sattuma, vaid igaüks töötab just enda andmete hulgaga. Kindlasti hästi mõnus on omada kontrolli selle üle, et mida näevad võib-olla tellijad, et ei tekita segadust neis, et saab viimistletud ja lihtsamad versioonid neile näidata olukorrast vastavalt vajadusele, eks ole. aga jah, lisaks sellele on veel olemas andmete filtreerimise funktsioon ning üks suur oluline abimees, desktop connector, see tugi on olemas. Ja selle toe muidugi kasutamisel kindlasti tasub järgida selle protokolli, seal on omad konksud, mille puhul kindlasti töövoog kulgeb kenasti. kui neid eirata, võib tekkida mingeid sünkroonimise takistusi lihtsalt, muud midagi. ja moodsad ajad nõuavad ka, eks ju, BIM sisuhaldust, et kõik family'd ja plokid ja nii edasi, et see on täiesti olemas. ja kui nüüd tagasi vaadata kõikidele loetletud funktsioonidele ja võimalustele, siis mul on küll juba tunne, et nendega on võimalik projekti hoida kontrolli all. vaja on lihtsalt teha see esimene samm. noh, ma ei tahaks öelda tundmatuse, sest et noh, nagu ma mainisin, siis tegelikult tarkvara on juba olemas olnud, aga kui te varem tõesti ei ole kasutanud, siis astuge see samm, kolige oma failindus Data Management Essentialsisse ja sealt edasi ma arvan küll, et see on puhas nauding, kui olukord on etteaimatav, kontrollitav, veatu. et see peaks ju küll muutma meid kõiki natukene tõhusamaks. Igaks juhuks lisan veel juurde, et Essentials ehk siis light versioon ei sisalda teatud funktsioone. ja kui tundub, et midagi on puudu, siis nad ongi jah, seal täisversioonis. ja see ei tähenda, et nad jäävad kättesaamatuks, sellepärast et lihtsalt võtke meiega ühendust, saame koos analüüsida, milline lahendus teie ettevõttele või konkreetsele projektile sobib, sest et alati ju ei pea olema kõik funktsioonid igavesti teiega. üks projekt algab, avate funktsioonid ja võimalused, kasutate optimaalset lahenduse ära, projekt saab läbi, saab minna jälle teiste tööriistade juurde tagasi. projektid on väga erinevad, ettevõtete valmidus on erinev. hiljuti meie poolt läbi viidud InfraBIM seminaril väga palju huvitavaid ettekandjaid oli seal. tase ja just see vastuvõtlikkus digitaalse lahenduste kasutuses, jah, kõigub ja see ongi okei. ma arvan, et nii jääb ka tulevikus, et mõned ikka saadavad emaile ja niimoodi see neil toimib, aga teised juba on pilves, on mitmes pilves ja kolmandad juba on lahti muukinud API ning koostavad täiesti oma tarkvara. ainult rõõm on seda näha. meid ju ikkagi tuntakse globaalselt kui digitaalset vabariiki. igatahes meie oleme alati rõõmsad, kui meie klientide seas on pioneere, kes vaatavad julgelt tulevikku. Autodesk on ka alati avatud dialoogile, kui tekib mingeid küsimusi, leiame inimesed, kes õpetavad, kes konsulteerivad, kes vastavad küsimustele. ei ole ka ju välistatud see, et kui teie midagi ägedat välja mõtlete, siis Autodesk võib teile mingi pakkumise koostada, millest te ei suuda keelduda. aga see selleks.
Igatahes, selline oli tänane veebinar. Data Management Essentials, Civil 3D, AutoCAD Toolsets ja Reviti kasutajad, see on teil olemas. Katsetage, proovige. Kui leiate midagi, millega võib-olla esimese hooga hakkama ei saa, räägime, kirjutage mulle või helistage. See ei ole kindlasti viimane veebinar antud teemal. Juba juulikuus, esimesel nädalal on järgmine, kus me leiame mingid huvitavad nurgad data management'i maailmas, millega teie tööd kiiremaks ja tõhusamaks muuta. Aitäh kuulamast, vaatamast ja peatsete uute kohtumisteni.